teie olite see, kes nii-öelda tõi Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollid välja kusagilt Kremli salalaekast, siis ootab Eesti rahvas tõenäoliselt teilt, et te avaldaksite arvamust ka praegu Gruusia sõjaga seoses toimuva kohta. Jah, seda küll, aga ma ütleks, et mina neid dokumente küll välja ei toonud. Need olid Eesti Vabariigis olemas juba 39. aasta augustis. Nii et saladust pole ju võimalik pidada tähtsate asjade puhul. Ma ainult kasutasin neid poliitilises võitluses Eesti iseseisvuse eest. Seda ma tegin, aga mina neid välja ei toonud midagi. Ma tõin USA rahvuslikust arhiivist sõjaroimarite failist nende koopiad, mis olid selle failiga kinnitatud, see jättis hea mulje, et oli war crimes. Ja sellega sai ähvardada. Kui ma nüüd küsin Gruusia sõja kohta, siis mis on teie arvamus? Kas see toimunud sõda, mis ei ole veel lõppenud ju, ohustab mingil määral ka Eestit ja mida peaks Eesti ette võtma või kas üldse midagi peaks Eesti ette võtma? Ta ohustab kogu maailma, aga mitte Eestit spetsiifiliselt. Me peame ükskord õppima aru saama, et Eesti ei ole mingi pisiriik, vaid ta on suure ja tegelikult väga võimsa koalitsiooni liige, NATO liige. Ja NATO võimsus, majanduslik, sõjaline ja informatsiooniline on palju suurem kui kellelgi teisel. Nüüd, me võime alati kasutada artikkel 4, mis nõuab kollektiivset kaitset. Kõik need konfliktid, mida on peetud nendes kohtades, kus NATO riigid pole olnud vahetult seotud. Georgia ei ole NATOs. Soome ei ole NATOs, Bosnia ei ole NATOs, Kosovo ei ole NATOs. Nii, nende puhul võib teha mida tahes. Aga NATO riikidega on asi palju tõsisem. Praegu ei ole enam Eesti õhupiirigi kuigi palju rikutud. Pole enam kuulda olnud, sest NATO hävitajad on ka liikvel ja nagu ei tule välja hästi. Eks ole. Ja selles mõttes meil on ükskord vaja õppida, et me oleme totaalselt erinev. Me oleme Euroopa Liidus ka, aga Euroopa Liidu sõjaline võimsus muidugi on tühine. Nii et selles mõttes seda väga tõsiselt võtta ei saa, aga NATO saab. Ja see ongi see suur erinevus. Me ei pea ennast võrdsustama nende vägagi raskes ja ähvardavas olukorras olevate riikidega, kes on väljaspool NATO. Kas on tõenäoline, et Venemaa püüab ikkagi oma impeeriumi taastada, ükskõik siis millisel kujul, kas Eesti sees või Eesti jääb välja? Ei, mitte nii. See ei ole kas nii või naa. Kui ta lahti päästab teise maailmasõja, mitte teise, kolmanda, siis ma kardan, läheb nagu Saksamaagagi, kes väga uhkelt selle alustas, aga lõpp ei tulnud mitte nii väga. Vahepeal oli pool on läinud ja pool on alles, Deutschland über alles, aga midagi head sellest ei tulnud, eks ole. Ja selles mõttes ma ütleksin, et ähvardus on kogu maailmale praegu. Ja selle tõttu ma ei näe siin, nagu ma juba ütlesin, üldse probleemi. Me ei pea muretsema selle eest, me ei pea ise oma käe peal midagi tegema. Me ei tohi püüda ajada oma välispoliitikat, olles NATO riik. Me peame ajama NATO põhiliste jõudtsentrite poliitikat. See tagab meile julgeoleku. Kas oleks midagi seoses Gruusia sõjaga vaja teha piirilepingu suhtes Venemaaga? Ei ole. Piirilepinguga on asi nii. Piirilepinguga tegi meie välisministeerium ühe vea, et ta võttis vastu ja kirjutas alla Venemaa poolt esitatud preambuli, mis kõlab nii. Guided by the generally recognized principles and standards of international law, including UN and OSCE documents, and reaffirming the endeavor to develop international relations based upon them. So, milles on suur viga? Ei tohi piirilepingut siduda pärast teist maailmasõda
ilmunud organisatsioonidega nagu ÜRO, UN inglise keeles ja OSCE, mis lõppude lõpuks selle nime all tehti Budapestis alles 1994. aastal. Need on jumala uued. See tähendab, me sellega loobume oma järjepidevusest ja seome piirilepingu täiesti uute õigusaktidega. Selle tõttu talitas Eesti täiesti õigesti lisades oma preambuli, kus on lähtutud Eesti Vabariigi õiguslikust järjepidevusest, mida Venemaa ise samuti tunnistas veel aastal 1989, kui Venemaa on õigusjärglane Nõukogude Liidule ja Nõukogude Liit tunnistas jõululaupäeval 1989. Nii, järelikult kõige õigem lahendus oleks ära jätta mõlemad preambulid, sest ega lepingul ei pea olema preambuleid. Lihtsalt võib öelda, et the Republic of Estonia and the Russian Federation, hereinafter referred to as parties, have agreed as follows, article 1, article 2 and so forth. No nii, see oleks teine võimalus. Tähendab ära jätta mõlemad. Aga mida ei saa olla ja ei tohi olla, on jätta ainult Venemaa oma, mis seob Eesti uute lepingutega, tehes temast uue Nõukogude Liidust välja kujunenud riigi. Nüüd, kas Venemaa soovib seda? Muidugi soovib. Venemaa kõrged riigiametnikud on juba ajakirjanduskonverentsidelgi rõhutanud, et Venemaa soovib taastada oma 1913. aasta piire. Usun küll. Muide, kogu selle ideoloogia pani väga ilusasti kirja niisugune Venemaa vaenlane nagu Karl Marx oma teoses Außenpolitik des Zarenrusslands. Nüüd, seal on ju näidatud, kuidas Venemaa igatseb Kuveiti ja paljusid muid asju. Ja see on ainuke Marxi teos, mis oli Nõukogude Liidus rangelt keelatud ja ühegis nimekirjas ei olnud ja mida ei tohtinud üldse nimetada ega tsiteerida. Nii et see on vana poliitiline ambitsioon. See on nii nagu Saksamaa drang nach Osten. Sellest ei tule midagi head ei maailmale ega vastavat ideoloogiat kandvale riigile. Kas te usute, et 3. maailmasõda tuleb? Tuleb muidugi. Küsimus on ainult millal. Peale selle oleme optimistid, tuleb 4. ja 5. ka. Aitäh.